mida peaks tegema selle muutuse tegemiseks, et oma elus liikuda sinna peale, mis sa tahaks. Mulle meenus üks mu sõbranna, kellel on isegi juba 9-aastane poeg ja nad on oma selle lapse isaga, on nad lahus ja ühtepidi selles tüdrukus tohutu nagu ema instinkt tahaks, laps. Samas sees on tunne, et praegu peaks õppima, reisima, aru saama, kes mina olen. Ja see tüdruk sõitis Austraaliasse. Ja justkui jällegi kõigi silmis, ja laps jääb isaga siis, eks ju, kõigi silmis hoolimatu, milline ema teeb niimoodi, et läheb Austraaliasse ja jätab oma lapse ja kuidas vastutustunnet, kogu see jutt, mis selle inimese elus oli. Nüüd Austraalias olles jälle juhuste kaudu, kus iganes ta oli, sattus ta mingisse seltskonda, kus ta sai tuttavaks ühe hüpnoterapeudiga ja nad rääkisid lihtsalt juttu ja tal tekkis tohutu huvi au, et see on nii kihvt, et ma tahaks õppida ka seda, mis sa õpid. Kuidagi mingit asjadega sattust ja leidis ka raha, finantsid ja läks Melbourne'is õppima mingi kohaliku hüpnoteraapia instituuti. Tänu sellele sattus ta maailma, kus on tohutult palju isiklikku arengut ja nii edasi. Ja nüüd ta täna töötab seal, praktikat sellel valdkonnas ja arvestab selle aasta lõpus Eestisse tagasi. Ta on paar korda käinud Eestis, väga igatseb oma poja järgi, kõik on nagu loogiline. Aga ma hindan tema puhul tohutult seda asja, et kui palju temad sellist asja suudaksid teha. Et nagu panna ennast ka lapsest esiplaanile ja samas mõista, et näiteks on üks hästi huvitav see Gallupi uurimus või samamoodi mingisugune asi, nad uurisid seda, mida kuni 10-aastased lapsed tahaksid oma emadelt nagu rohkem, kus oli just võetud aluseks need ärinaised, kes teevad hästi palju tööd. Et kas nagu lapsed tahavad, et emad nendega rohkem aega veedaks. Ja see oli hästi huvitav, et ainult 6 või 7% ütles, et ma tahaks reaalselt, et emme oleks minuga rohkem. Ligi 63% nii poistest kui tüdrukutest, see oli niisugune hierarhia, mida nad emalt tahaks. See, et ema veedaks minuga rohkem aega, oli kuskil täitsa lõpus, sest nad tegelikult tahavad mängida videomänge ja olema sõpradega väljas. Vaid oli 63% ütles, et ma tahaks, et mu ema oleks rohkem rõõmsam ja õnnelikum. Sest mis kasu on ühest emast, kes on nagu nördinud ja väsinud ja tunneb, et ta elu on mõttetu, tast polegi, ta võib selle lapsega terve päev seal ruumis olla, aga laps ei saa sellelt emalt midagi, kui lihtsalt näeb ühte õnnetut ja närvilist inimest enda kõrval. Nüüd ma mõtlen selle sama tüdruku peale, kes läks õppima välismaale, leidis ala, mis on talle ja kui ta hakkab tegelema nüüd oletame Eestis või kuskil mujal, kus ta kliendid saavad olema asjaga, mis on tema jaoks isiklikult oluline, siis paraku see emana muutub ta oma poja jaoks oluliselt inspireerimaks eeskujuks kui ema, kes jätab kogu oma elu elamata ja siis süüdistab hiljem last või ütleb, vaata, mis ma sinu heaks tegin, mis kasu sellest emast nagu eeskujuna. Ja kokkuvõttes, et ma arvan, et selle loo moraal on ka see, et isegi kui on pere, siis isegi see oma soov ennast tuleb väärtustada isegi perest ettepoole seades, sellepärast, et lõpuks võidavad kõik ainult siis, kui sa enda eest hoolitsenud. Ma eelmine aasta kogesin huvitavat asja, et ma kunagi olin süke tohutu punni ja spordis, et nagu näiteks kui rattaga ma läksin sõitma, siis ikka oli, et vaja mingi aeg või keskmine kiirus. Aga kuna ma olin ennem seda just olnud 3 kuud Aasias ja õppinud rohkem olemist, siis ma läksin eelmine suvi siis sõitma esimesed korrad rattaga. Ja selle asemel, mis ma varem olin teinud, hakkasin kohe nagu hambad ristis andma, et keskmine kiirus oleks mingi 23, eks ju. Ja siis olin vihane, kui mu jalad läksid siis nagu piimapet täis, eks ju, ei suutnud. Ja seepärast, et ma ei vastanud enda ootustele. Sõitsin ma jumala rahulikult, nautisin, jäin seisma, pöörasin sinna, kuhu tuju oli, võtsin hästi easylt. Ja mul jaoks oli see hetk nii suur nagu arusaamine, et vau, kui palju on meil täiesti lambi, idiootseid, mõttetuid eesmärke, miks peaks üldse sõitma keskmise kiiruse järgi või koha nimel. Kui me vaatame, kui eesmärk on tervis ja me vaatame loodust, siis loodus ei ole pakse hobuseid või vormist väljas hunte, kõik on nagu üliheas vormis. Vaevalt neist keegi on endal seadnud trenni aja või keskmise jooksukiiruse. Nad jooksevad siis, kui on tunne joosta ja puhkavad siis, kui on tunne puhata. Aga point on see, et nad kogu aeg liiguvad ja teevad midagi. Ja ma sain see hetk aru, et spordis näiteks eesmärkide koha peal on
nii oluline pigem, kõige esimene asi on üldse tegutseda midagi, teha neid asju tervisele, mis sul meeldivad, käia jõusaalis tõesti ainult siis, kui sulle meeldib seda teha. Muidu kui tahad joogat, tee seda, sest muidu sa jätad pooleli mingi asja pärast. Seega on ka nii nagu spordis on ka elus, et kui need eesmärgid, mis sa endale sead, on pseudo eesmärgid, ehk sa oled võtnud need pealiskaudsetel eesmärkidel, et kellegile teisele meeldida või midagi saavutada või olla keegi, aga oma südames sa neid asju ei taha teha, siis sa jätad lõpuks ikka pooleli oma asjad. Ja seetõttu, kui sa teed asju, mis sulle meeldivad, sa väga ei vajagi põhimõtteliselt eesmärke, sest sa teed neid juba automaatselt hästi. Oletame, et see rattasõit mulle tõesti meeldib. Ja kui ma oleks mingi sportlane, siis ma peaks sõitma selle tempo järgi, mis mul on hetkel tunne, sest kui ma seda kaifin, siis ma automaatselt nagu saangi ju paremaks. Automaatselt, sest ma teen seda süsteemselt. Ma arvan, eesmärgist palju olulisem on süsteemsus, teha kogu aeg natuke neid asju, mis on sulle olulised. Näiteks seada endale eesmärk, ma loen nagu nädalas läbi ühe raamatu. On suht nüüd pingutav, seepärast, et mõnikord sul satub olema keerulisem nädal, mõnikord lihtsam nädal, nii edasi. Aga just mulle meeldib see millimeetri idee, et tee natuke näiteks. Võta siht lugeda päevas läbi 10 lehekülge. Tundub nagu mõttetu, mis see 10 lehekülge, ma ei tea, raamat on 300 lehekülge, ma ei jõua seda kunagi läbi. Kokkuvõttes, kui iga päev loed 10 lehekülge, nagu ma väga paljudel inimestel soovitan, siis aasta lõpuks nad on lugenud 3650 lehekülge, mis on mingisugune keskmise ettevõtlus või isiksuse arengu või eduõpiku järgi, vähemalt 12-13 raamatut piisab enamus inimeste jaoks, et oma elule anda teistsugune väärtus. Ehk ikkagi, kui me valime välja asja, mis on meie asi, siis on oluline süsteemsus, mitte see eesmärk, sest asjad täituvad igal juhul ise ja kõige ootamatumaid kanaleid pidi, sest kõik asjad, mis meie ellu tulevad läbi teiste inimeste ja kaasabi. Aga teised inimesed aitavad meid ainult siis, kui nad näevad meie parimas nagu vormis justkui vähemalt, et see mingi sära on silmis. Ja see sära kaob kindlasti silmist ära, kui ma hakkan rühkima eesmärgi nimel no matter what. Ja siis ma kaotan nagu jälle võime, millest ma ennem alustasin, märgata seda, mis mu ümber praegu toimub ja mida on praegu vaja teha. Võib-olla ei ole hetkel vaja minna trenni, hetkel on vaja just selle inimesega rääkida, sest on siin, eks ju, on vaja teha nagu järeleandmisi oma eesmärkides, sest need on jällegi pseudo, elul on meiega kogu aeg oma plaanid. Ja samas, kui me räägime süsteemsusest, siis on ikkagi millegi poole liikumine, et ikkagi mingisuguse sihi sa peaksid siis järelikult endale seadma. No vaat siin ongi see, et nüüd on nagu küsimus, et kui me räägime ettevõtte eesmärkidest, siis mingi siht tõesti võiks ju olla, et me liigume selleni, aga see strateegia kujuneb tee peal iseenesest. Ja mu meelest on nagu näiteks pidasin ühe Eesti telekommunikatsiooni ettevõttele, meil oli kevadel, eelmise aasta kevadel oli mingi konverents tüüpi seminar ja siis neil majandustulemused olid madalamad kui nende konkurentidel ja selle ettevõtte juht ütles, et nüüd tuleb hakata kõvasti tööle pingutama. Ja ma ei saa midagi teha peale seda juhti esinedes, ma ütlesin, et ma arvan, et probleem, et teil halvasti läheb, on see, et te just olete üle pingutanud siiamaani. Et kas te tõesti saate väita, et te senimaani ei ole siis tööd teinud? Kõik olete tohutult pingutanud, aga tulemust ikka ei ole. Järelikult olete pingutanud üle ja teinud valesi asju. Ehk teil pole piisavalt olnud aega, et saada aru, mis on tegelikult oluline. Et näiteks MySpace ja Facebooki konkurent. Ma ei tea, 5 aastat tagasi MySpace võis seada endale ükskõik milliseid sihte ja eesmärke, aga üleöö tuli välja Facebook, mis tõmbas kõikidele nende seatud sihtidele ja eesmärkidele joone peale. Kõik, ükskõik kui palju strateegilist tööd nende eesmärkide saavutamise nimel see ettevõte oli teinud. Ehk kokkuvõttes on asi ju ideedes, loovates lahendustes, mis peavad olema geniaalsemad kui see, mis ümberringi tuleb. Aga me teame, et kõige paremad ideed tulevad täiesti lampi. Me kõik oleme vaiend kellegile läinud närvi, et see inimene ei saa aru vaidluse ajal, et kui õiged me oleme või ei leia neid sõnu, et seda inimest veenda. Ja siis läheb mingi aeg mööda, on jumala suvaline hetk ja siis kurat, ma oleks pidanud talle niimoodi ütlema, sa tead seda hetke. Miks nagu head ideed tulevad hiljem? Ja tavaliselt, kui see kurat, ma oleks pidanud talle niimoodi ütlema tuleb, siis kui me tegeleme millegiga, mis meil meeldib, ma ei tea, mõni teeb süüa, mõni teeb sporti, mõni loeb raamatut, mõni mängib koeraga, on lastega, need tulevad nendel hetkedel, kui mõistus on maha rahunenud. Seega on palju olulisem väärt ideede loomiseks see, kui palju me leiame aega, et tegeleda meeldivaga. Einstein leiutas gravitatsiooniteooria mitte keset tööd, ütles, ta tegeles oma hobiga, mis oli viiulimängijana, ta mängis seda ja kogu ta tähelepanu läks muusikasse ja ta ütles korraga,
Newton leiutas gravitatsiooni, vaevalt ta leiutas seda gravitatsioon, kui selline oli olemas, aga öeldakse kukkus õun pähe. No kuidas saab normaalse inimesel lihtsalt lampi õun pähe kukkuda? Ilmselgelt ta lihtsalt vedeles selle õunapuu all ja nagu puhkas. Ehk võttis aja maha, et tekiksid uued seosed. Ja seal samas sellel telekommunikatsiooni ettevõtte konverentsil ma ütlesin, ma arvan, et te peaksite hoopis saunatöö juurde esitama, sest enamikul teil tekivad sõpradega õlut juues väga head ideed. Töö juures istute koosolekuruumis, tulevad väga keskpärased ideed, sest te tõsiselt tahate midagi välja mõelda. Kokkuvõttes peaks minu meelest olema eesmärk hoopis luua endale plaan, kuidas me näiteks oma kollektiivina, ükskõik kui suur või väike see on, võtame endale aega jõuga, süsteemselt planeerime töönädalasse lihtsalt hängimist, olevist, et saaks tulla häid ideid, sest kokkuvõttes äriedu sõltub sellest, et me tuleks ühele geniaalsele ideele, mis on natuke parem kui konkurendi idee, mis korraga meeldib teistele inimestele ja siis meil võis olla ükskõik mis eesmärk ja strateegia, et raske tööga sinna jõuda, muutub kõik.